Meie Ärakarda podcasti 6. episoodis on külas üks tohutult inspireeriv ja rõõmust pakatav neiu Tiia Innos. Tiia on 18-aastane neiu, kes on pärit Türilt. Ta võitis 2019. aastal Euroopa noorte parameistrivõistlustelt hõbemedali siis pimelauatennises ja sel aastal tuli ta samal võistlusel võitjaks. Hetkeseisuga on Tiia Euroopas pimelauatennises naiste arvestuses 6. kohal ja lisaks meeldib talle väga lugeda ja ta on teinud valmis ka ühe luulekogu. Tere, Tiia! Tervist! Sul on vist päris tegus suvi olnud, võib nii öelda? Jah, ei saa salata, tõesti on väga kiire ja väga tegus suvi olnud, jah. Enne kui me siis nüüd teemadesse süvitsi lähme, oleme loonud traditsiooni, milleks on siis sõnamängu Ütle nüüd mängimine. See käib siis nii, et on olemas 2 kategooriat, on tähekaart ja sõnakaart ja me keerame neid korda mööda ja siis kiiruse peale peame selle tähega vastava kategooria sõna ütlema. Oled sa valmis? Jah. Teeme ära. Ma siis keeran kaarte. Esimene täht on siis K. Teema on järv või meri või ookean? Kaspia meri, jah. Ainuke, mida tean. Okei, tegelikult nii ei ole. Jott. Korratõug. Jack Russell. Jah. Jah. Ma koeradest ei tea mitte midagi. Ma ei tea. R. Kehaosa. Ranne. Sportlased. Täpselt, teab täpselt, millega tööd vaja teha. S. Tegusõna. Seedima. Väga hea. Aga lähme siis asja juurde. Jah, lähme teemadesse sisse. Kui, ma tegin sulle küll nüüd sissejuhatuse, aga kui keegi küsib, kes sa oled, kus sa tuled, siis kuidas sa enda kohta mida ütled? Ma arvan, et ma ütleski niimoodi, et ma olen Tiia. Ma olen Eesti parasportlane nii kergejõustikus kui ka pimelauatennises. Ma olen 18-aastane ja õpin hetkel gümnaasiumis. Väga hästi. Mitmendas klassis sa hetkel gümnaasiumis oled? Sellel aastal alustan gümnaasiumi 2. klassi, ehk siis 11. Väga hästi. Kas sul on juba mingid plaanid peale gümnaasiumi lõppu ka? Tead sa, kuhu täpselt minna või kuidas sporti teha või võtad hoopis vaheaasta? No vaheaastat nüüd kindlasti ei tule, et sport ikkagi jääb ja peale gümnaasiumi lõppu siis on plaanis minna õppima Tartu Ülikooli kehakultuuri. Wow, väga äge. Väga äge. Aga sa oled parasportlane. Kuidas sa tee spordini leidsid? Kuna mul on kaasasündinud nägemispuue, siis oma 1. klassi teekonda alustasin ma juba Tartus Emajõe koolis, mis ongi siis Eesti ainukene nägemispuudega õpilaste kool. Ja kuna siin on hästi tore kehalise kasvatuse õpetaja, kes on mu treener hetkel, siis tänu temale see sporditee sealt lahti rulluski. Aga miks just pimelauatennis? See on hea küsimus. Ma olen 11 aasta jooksul teinud 4 erinevat spordiala. Ma olen ujunud, teinud kergejõustikut, mänginud pimelauatennist ja mänginud ka rullpalli. Aga pimelauatennis ma arvan, et see lihtsalt sellepärast, et mulle meeldis see kõige rohkem, pluss see lihtsalt tuli mul kõige paremini välja. Ja. Me oleme rääkinud pimelauatennisest kui sinu spordialast, aga rääkisid ka vahepeal siin kergejõustikus. Ja. Kas sul kergejõustikus on mingi kindel nii-öelda ala, millega tegeled või kuidas sellega on? Kergejõustikus ma pigem spetsialiseerun pikamajooksudele ja kuulitõukele ning kaugusüppele.
teisi alasid ma pigem ei eelista teha. Räägi natuke lähemalt pimelauatennisest. Kuidas seda mängitakse? Kaua sa selle alaga ise tegelenud oled? No alaga ma olen ise tegelenud praeguseks 10 aastat. Ja mänguna, ma praegu paremat võrdlust ei oskagi tuua, kui tõesti see nii-öelda saalihoki, mis meelelahutuse asutustes on, see lauasaali hoki, et see meenutab nagu veidikene seda, et sul on klapid peas, sul on pall, sul on piklik ovaalne laud ja siis sa kuulmise järgi lihtsalt üritad seda palli vastase väravesse lüüa. Aga ta on ikkagi pigem individuaalspordiala või seda saab ka teha näiteks meeskonnana? Seda saab teha ka meeskonnamänguna, et siin on mõlemad variandid olemas. Et meeskonnamängus peab olema sul 3 meeskonnaliiget, individuaalis sa oled üksinda. Aga sina teed seda? Ma olen teinud mõlemat, et kuna meil on Eestis ainult pimelauatennisiste 3 tükki, kes mängivad tipptasemel, siis on tulnud ka rahvusvaheliselt mängida, mitte küll nendega, aga väiksematel võistlustel on tulnud meeskonnamänga rahvusvaheliselt mängida, aga üldjuhul ikkagi on individuaal. Ja mõned nädalad tagasi toimusid ju Soomes Pajulahtis Euroopa noorte paraspordimängud. Toimusid. Ja sa tulid sealt tagasi naiste pimelauatennise kullaga. Palju õnne! Aitäh! Milline nägi välja ettevalmistus nii suureks võistluseks? See ettevalmistus oli, ütleme niimoodi, et seal oli nii higivalu kui ka pisaraid. Et see oli ikkagi päris raske. Me alustasime, ma ei saa öelda täpselt, millal me alustasime seda nii-öelda tipptreenimist, kuna me kogu aeg treenisime, aga viimased selle aasta alguses me hakkasime panema põhirõhku ikkagi siis nagu sellele, et võistlustel teha ära oma parim. Ja loomulikult see teekond oli raske, see teekond nõudis vahepeal seda, et sul olid näpud sinised, valusad, et sa olid õhtul kukkusid nagu laip voodisse, sest et sa olid nii väsinud, et see on ikkagi ilmselt nagu tavasportlaste elu, et enne suuri tiitlivõistluseid ollakse lihtsalt nagu laip mingi hetk. Aga kas te kuidagi muutsite ka oma tavatreeningut või pigem jäite nagu ikkagi tavaliste trennide juurde? Me lisasime 1 lauatennise trenni. Seda nüüd küll juba eelmise aasta septembrist. Me lisasime nädalas 1 lauatennise trenni juurde. Ja siis, kuna me teadsime juba eelmise aasta detsembrist, et need tiitlivõistlused tulevad, siis veebruarikuus sai meile selgeks see, et ma olen tüdinenud sellest mängust. Et ma läksin laua taha täieliku tüüpimusega, ma ei tahtnud seal laua taga enam olla ja selle peale siis mu treener otsustas võtta igaks juhuks veel kuuse pausi, et siis ei olnud mitte ühtegi tennisetrenni lihtsalt. Et need olid need 2 muudatust, mis olid enne võistlust, aga muidu jäi kõik samaks. Miks sa ära tüdinesid? Mis juhtus? Ma arvan, et põhjus on selles, et ma olen seda mängu mänginud 10 aastat peaaegu iga nädal. Et lihtsalt ma usun, et ma ei ole ainuke sportlane, kellel lihtsalt vahepeal viskab nagu selle ploki ette, et enam ei jaksa, et kuule, teeme väikese pausi, et lähme siis nagu edasi pärast. Ja kui see paus läbi oli, siis ma nagu tõesti juba tahtsin sinna laua taha tagasi saada, nii et seda oli vaja. Mis ootustega sa ise Soomes võitsid, sest 2019 võitsid sa tegelikult samal võistlusel ju hõbeda? Ma sõitsin sinna ikkagi selle lootusega, et ma tahan seda kulda ja et ma olen võimeline selle kulla võtma. Loomulikult eelviimane päev enne siis lõppu oli mul küll niisugune tunne, et nüüd ma sellest kullast ilma olen. Aga kuna mul on ikkagi nii vapustav treener,
siis ta töötles mind nii palju, et mul ei jää lihtsalt nagu mitte midagi muud üle, kui sinna laua taha minna ja see kuld ära võtta. Aga see oli fakt juba, kui ma Eestist sõitsin, et ma teadsin, seda kulda ma tahan. Väga õige mentaliteet. Räägi meile oma nii-öelda treeningpäevast või treeningkavast. Mitu korda nädalas trennis käid ja kuidas su treeningud välja näevad? Kooli ajal on trenne 10 korda nädalas. Wow. Praegu suvisel ajal on trenne 6 korda nädalas. Et suvisel ajal ongi niimoodi, et trennid koosnevad siis 2 jõusaalipäevast, mis ongi siis tund kuni 1,5. Ühel päeval tuleb alakeha, teisel päeval tuleb ülakeha. Siis 3 päeva nädalas on siis jooksu. 2 päeva on siis vastavalt tund jooksu ja 3. päev on siis vastavalt 1,5 tundi ja siis ühel päeval on veel rattasõit kuni 2 tundi. Aga kooli ajal lisandub sinna, neid jäävad kõik kooli ajal samaks, aga sinna lisandub veel 2 korda nädalas pimelauatennist ja 2 korda nädalas ujumist. Nii et kooli ajal siis teebki kokku 10 korda. Kuidas sa koolis, olles gümnaasiumis, nii palju või korraga suudad ära teha? See on hea küsimus, millele ma isegi ei suuda vastata, et ma alles eelmine aasta olin ka veel enda kooliõpilase esinduse president, millest ma nüüd ennast taandasin, sest ma tõesti tundsin, et seda läheb juba, see on nagu too much. Ja seda küsivad mu käest kõik ja ma ise ka ei tea. Ilmselt see on see, et mul on alati olnud niisugune tubli õpilane, võib-olla gümnaasiumis enam mitte nii, aga ma saan oma asjad tehtud ja ma jõuan trennis käia ja võib-olla see ongi nagu just see asi, et väga paljud noored vinguvad, et neil läheb nagu koolis halvasti, aga samas mina sportlasena võin öelda, et kui natukene olla koolipäevadel aktiivne, leida endale kas või 1 trenn, siis see füüsiline tegevus soodustab ajutegevuse tööd ja võib-olla see ongi nagu see, miks ma jõuan 2 asja hästi teha. Aga kuidas sul siis on, kui sul on 10 korda nädalas, siis see tähendab, et mingitel päevadel on 2 trenni. Ja. Kas see siis 1 on nii-öelda hommikupoole, ehk siis sa puudud mingitest tundidest ja siis on hiljem on õhtupoole või kuidas sellega lood? Ei. Mõlemad trennid on õhtupoole. Nüüd eelmise kooliaasta puhul ma saan tuua selle näite, et mul oli esmaspäeval ujumine ja oli esmaspäeval jõutrenn. Ma läksingi kella 4:30 trenni peale kooli. 5:30 lõpetasin ja siis ma kõndisin tipa-tapa õpilaskodusse, vahetasin trenni asjad ära ja kõndisin jõusaali. Et vahe on umbes tund aega ja siis ma olin 1,5 tundi jõusaalis ja siis ma tulin tagasi ja alles siis ma hakkasin õppima. Et võis juhtuda, et ma veetsin isegi kella 12 õpikute taga. Wow. Aga hommikuti ei ole kunagi nagu mitte ühtegi trenni olnud, et kuna kõik need välised trennid, pimelauatennis ja ujumine annab mu enda kooli kehalise kasvatusõpetaja, siis ta sätibki need trennid alati niimoodi, et õpilased saaks peale tunde käia. Aga tegelikult treeningkava on päris kirju, mis oskad sa natukene lahti seletada? Kui sinna pimelauatennisele trennidele siis lisanduvad igasugused trennid, siis justkui mis nad juurde annavad? Eks nad kõik on sellised kestvusalad, nii ujumine, jooksmine kui ka rattasõit, et nagu ka tavatennises on ju vastupidavus hästi oluline ja see nagu pead, isegi raske mängu ajal sa pead kestma. Et see ongi võib-olla see, et kõige olulisemalt ja kõige rohkem annavad need trennid seda vastupidavust juurde. Ja ujumine võib-olla veel omakorda annab seda, et ta suurendab su kopsumahtu, mis tähendab siis seda, et sa saad laua taga selle hapniku kiiremini kätte, et sa ei jää laua taga hapniku puudusesse. Et pigem ja jõutrenn on siis ikkagi, kuidas ma ütlen, et
jalgadel siin ei ole nagu pimelauatennises midagi väga pistmist, aga just käte poolest on see, et sul peab ikkagi käes seda jõudu ka olemas, sest muidu, kui sa oled selle reketiga nagu sült seal laua taga, siis ega sust väga kasu ei ole seal. Et ikkagi see vastupidavus ja jõud, et need on need 2 põhilist asja. Pikalt see üks mäng kestab kuskil? Oleneb tasemest. See oleneb väga tasemest. Ütleme niimoodi, et kui ma käisin eelmine aasta Prantsusmaal Euroopa top 12-l, kuhu siis tulid kokku Euroopa 12 parimat meest ja Euroopa 12 parimat naist, siis seal kestis üks mäng kuni 45 minutit. Ja ikkagi nagu täieliku andmisega. Et sa tulid ära, siis sa lihtsalt, sul oli nagu pluus keha küljes kinni, sa lihtsalt igalt poolt, sa nagu oleks tahtnud see kokku variseda. Ja siis sul oli 20 minuti pärast kohe uus mäng. Et umbes niimoodi, aga on ka juhtunud niimoodi, et maailmameistrivõistlustel finaalmängud kestavad kuni 1,5 tundi. See on päris pikk aega. Jah, ja peale sellist andmist taastuda on ikka päris raske. Ma kujutan ette, jah. Aga rääkides natuke sellest närvist, kuidas sina selle võistlusnärviga toime tuled? Kas sul on mingi rutiin või harjumus, mida enne võistlustulle astumist teed? No kunagi mul oli see närvipinge hästi suur, siis kui ma veel niisugune noor ja uljas olin. Eks seda on praegu ka kindlasti, sest ma usun, et seda on kõikidel. Aga no esiteks, esimene asi on see, et mida rohkem sa selle tulevase mängu peale mõtled, et rohkem närvi sa lähed, seega mina üritan kogu selle tulevase mängu enda jaoks ära nullida. Isegi kui ma tean, et mul on selle vastasega kunagi mäng olnud ja ma tean, et see on läinud halvasti minu jaoks, siis ma selle peale enam ei mõtle, sest nagu mu treener ütleb, iga mäng on uus mäng ja ma lihtsalt keskendun sellele. Ma unustan need vanad vead ära. See teine asi on see, et kui ma olen väga närvis, kui ma nagu tõesti tean, et see on mingi otsustav mäng, siis ma lihtsalt istun 5 minutit kas põrandale või voodi peale ja lihtsalt 5 minutit hingangi hästi sügavalt sisse välja, nagu lasen kõik mõtted minema. Et siis ma panen kõrvaklapid pähe ja lähen laua selle ruumi ukse taha, kus see laud on ja siis ma hakkan soojendust tegema ja vaikselt sa unustad juba ära, et see tuleb. Et see mäng ees ootab sind. Ja laua taga, isegi kui sul on veel mingi närv sees, siis laua taga sul ei ole aega enam närvitseda, seal sa pead tööle hakkama. Nii on küll, jah. Aga rääkides tänapäeva noortest, siis mis sa arvad, kas noored on tänapäeval pigem laisad või pigem aktiivsed ja sportlikud? Ma ei taha seda nüüd öelda, aga tänapäeva noored ikkagi kipuvad olema laisapoolsed. Et need passiivsed ja et niisugused hästi aktiivseid ja sportlikke noori on tegelikult vähe. Kui me räägime seal vanuses alla 20, et neid on ikkagi päris vähe ja seda on tegelikult päris kurb vaadata. Oled Euroopas hetkel oma spordialal 6. Mis riikidest esindajad siis eespool sinust on ja kas on ikka plaan sinna esiotsa jõuda? No esiotsa on nüüd plaan kindlasti jõuda, jah. Meil on treeneriga lausa kokkulepet enne. Mina reketit nurka ei viska, kui mina naiste arvestuses maailma top 3 olen. Kaua selleks nüüd aega läheb, seda ei oska keegi öelda. Kõvematest või parematest mängijatest, praegune valitsev maailmameister mõlemas nii meeste kui naiste arvestuses on Poola. Et Poola on tõsiselt tugev. Samamoodi on Soome, et Soomes on naiste arvestuses 2 kunagist maailmameistrit. Poola, Soome ja Itaaliaga kindlasti. Et Itaalia mängib ka väga hästi, Itaalia mängijad. Aga nagu kohe mulle rohkem isegi nagu meelde ei tule. Prantsusmaa ka tegelikult. Ja, et need on võib-olla 4 sellist riiki. Aga kui vaadata, ütlesid, et Eestis on 3 tipptasemel seda mängijat, siis kus maal, kui sina oled 6, siis kas nad on sulle järgi või nad on mingi nii-öelda allpool?
Meie Eesti meeste arvestuse parim pimelauatennisist on maailma 6. Ja teise kohta mul andmed paraku puuduvad. Okay. Et ma ei ole seda nii väga uurinud. Aga viimaste maailmameistrivõistluste alusel ma tean, et tema on 6. Ja. Ehk siis sa oled ainus Eestis mängiv naine? Tipptasemel mängiv naine, jah. Wow. Me rääkisime võistlusnervist. Kui sa peaksid mõnele teisele noorsportlasele andma nõu, kuidas enne võistluseid oma närve rahustada, siis mis nõu sa annaksid? No eks see tegelikult oleneb inimestest, kõikidest inimestest erinevalt. Et kui see inimene tunneb, et ta kaotab selle närvi ära, kui ta kellegiga suhtleb, siis rääkigu enda võistluskaaslastega, rääkigu treeneritega, et sisustagu see aeg enne võistlusi ära. Minu puhul näiteks aitab ka see, kui ma muusikat kuulan. Et kui see muusika viib jälle mõtted mujale, siis ta võib muusikat kuulata. Ja samamoodi ka näiteks see hingamine, et kui tal on tõesti nii suur närv, et tal juba kõhus ka keerab, et siis ta võib seda hingamist ka proovida. Aga ma arvan, et just see suhtlemine ja see muusika kuulamine, et need on nagu sellised üldlevinumad, mida mina olen vähemalt kuulnud, et mis sportlaste puhul kõige rohkem aitab. Aga mõnel aitab ka see, kui ta saab lihtsalt kuskil tühjas ruumis üksinda olla, et oma mõtted korda seada. Jah, ja sellest kogu madinast eemale natukeseks. Ja. Me küll sinu saavutustest siin juba rääkisime, aga milliseid saavutusi pead sa ise enda suurimateks siiani? Kas spordis või üldse elus siis? Esiteks, et ma põhikooli ära lõpetasin. Spordis on ikkagi kõige suurem saavutus, ma ei saa seda märkimata jätta, on ikkagi selle kuu Euroopa noorte kuld. Ja ka 2019. aasta Euroopa noorte hõbe. Spordis ma arvan, et ka see Euroopa top 12-6 koht, kuigi tegelikult me läksime siin alguses 11. kohta jahtima, sest et see oli mu esimene Euroopa top 12, et ka see 6 koht. Aga muidu elus üleüldse, see on hea küsimus isegi, et võib-olla üks saavutus, mille üle ma olin hästi uhke, oli see, et kui mul oli elus üks raskemaid perioode, siis ma hakkasin luuletama ja juhuslikult siis pidi kunstiajaloo tunnis tegema valmis mingi projektitöö ja ma just arvutis siis kerisin ja ma leidsin oma selle luulefaili üles, ma ütlesin õpetajale, et aga ma tahan seda teha. Ja 3 kuud see töö kestis, see illustreerimine, see protsess, muutmine, parandamine ja 3 kuud hiljem, kui ma selle valmis jõudsin, ma vaatasin seda ja ma olin tegelikult ka uhke, sest et see koosnes kas 25 luuletusest, mis on nagu täiesti otsast lõpuni mu enda kirjutatud ja vot selle üle ma olin nagu tegelikult ka uhke. Aga ja üks asi veel, mille ma uhke olen, on see, et ma olen hästi palju oma kooli noori suutnud motiveerida sellega, et nad hakkaks sporti tegema. Et kas nad on läinud siis kuskile väljaspoole kooli sportima või on läinud koolitrennidesse või lihtsalt ennast liigutama hakanud või kuidagi aktiivsed olnud. Et ja selle üle ma olen ka uhke olnud, aga mingeid suuremaid saavutusi mulle praegu ette rohkem küll ei tule. No millest me räägime, Euroopa kuld on nii vanad piisavalt suur saavutus. Luule juurde me kohe tuleme tagasi. Aga rääkides veel saavutustest, siis on sul endale mõni siht seatud tulevikuks, mida sa tahaksid saavutada spordis just? Maailma top 3, aga kas midagi lisaks veel? Kui minna nüüd siin maailma top 3 põhjalikumaks, siis maailma top 1. Aga midagi veel. Sport on tegelikult suur erai. Ma tahaks ikkagi seda magistrikraadi kehakultuuris saada. Et siis ma saaks treeneriks minna ja fakt on ka see, et tegelikult ma edasises elus soovin jääda selle paraolümpiakomiteega kuidagi seotuks ikkagi, et spordi poole pealt võib-olla nagu need on need
põhieesmärgid ja sihid tulevikuks. Väga võimas. Ja kes sind toetavad, sest spordis on ju hästi oluline see, et sul oleks kindel tagala? No eks siin mängib väga olulist rolli mu perekond, kes alati, kui ma võistlustele sõidan või ka trennides olen, üleüldse mingeid ettevalmistusi teen, kes on mul alati toeks ja ütlevad mulle, et ma saan hakkama. Mu sõbrad, mu tuttavad, kes laivis väga tihti vaatavad mu võistlusi ja südamest elavad kaasa ja kõige nagu suurem tagala ikkagi on mu treenerid hetkel, sest et fakt on see, et kui neid ei oleks, siis mina ei oleks siin, kus ma praegu olen. Et ilma selle pundita oleks mu sporditee praktiliselt võimatu. Kas sul on mingi harjumus, mida sa enne võistlusi tavaliselt, kas siis enne või pärast võistlusi teed? Näiteks enne võistlust tunned, et oled pinges, lähed kuhugi oma lemmikparki, kuhugi kindlasse kohta istuma ja mõtlema? No tavaliselt enne võistlusi, kui ma näiteks kas või olen juba teises riigis ja ma tunnen, et mul on närvipinge nii suur, siis ma tõesti võtan oma telefoni, võtan oma kõrvaklapid ja lähen lihtsalt lähen kõnnin sinna, kuhu mu jalad mind viivad. Et kui see närvipinge on nagu tõesti väga suur. Aga sellist suuremat harjumust, mida ma enne või pärast võistlusi teen, sellist ei ole veel välja kujunenud. Aega veel on ka, et välja kujuneks. Sinna top 1 nimest ikka natuke läheb. Jah, just. Aga tuleme tagasi luule juurde. Sulle meeldib luule. Mis sind selle juures köidab või paelub? Ma arvan, et see, et ma saan välja lasta kõik emotsioonid, mis sellel hetkel minu sees on. Ja ma leian, et see on nagu kõige parem emotsioonide, tunnete ja mõtete väljalaskmisviis. Et ilmselt ikkagi see. Ja kui juba suuremalt unistada, me siin top 1-st räägime, siis millal sinu luulet raamatupoe riiulitelt leida saab? Kas see kunagi juhtub? Seda ma ei tea. Et hetkeseisuga ei ole plaani, et seda nagu kuskile välja lasta, et see köidik, see köide, mis praegu on, et seda on lugenud ainult mu lähedasemad sõbrad, tuttavad, kooliõpetajad, et kunagi käis see mõte peast läbi, aga nüüd on see mõte nagu jälle tuhmunud, et eks aeg näitab, et vast kunagi. Kui sa saaksid peale selle spordiala, millega sa praegu tegeled ükskõik missuguse teistsuguse spordialaga, siis mis sa arvad, mis spordiala see võiks olla? Ma tahaks kõike teha. See on tüüpiline sportlase vastus. Ma ei tea, miks. Kui mul nägemine oleks korras, siis ma arvan, et must saaks naisott Tänak. Ma ei tea, miks mulle hakkas 3 aastat tagasi autoralli nii tohutult meeldima ja ma siiamaani kogu aega vaatan seda nii, et jah, kui mul nägemine oleks korras, siis ma arvan, et ma oleks naisott Tänak. Sul tegelikult on see suvi ju veel päris mitu reisi ees seoses võistlustega. Räägi, kus sa lähed? Homme ma sõidan ära Läti Liepajasse. Seal on rahvusvaheline turniir. Sealt me tuleme tagasi pühapäeval. Ehk siis näis, mis seal saama hakkab. Et eelmine kuu Leedus mind puksiti veerandfinaalist välja. See oli väga kurb, ma nutsin. Aga vaatame, mis siis ülehomme saama hakkab, kui mängud lahti lähevad. Ja augustikuus ma sõidan ära Saksamaale, aga seekord ma ei sõida sinna mitte võistlustele, vaid ma sõidan sinna lihtsalt nii-öelda meie koolisõprus nii-öelda organisatsiooniga kohtuma. Ja tulevikust
noh, õhkõrn lootus on, et võib-olla septembris saab Itaaliasse. Aga edasisi plaane ma ei tea. töö ja eraelu ikka käsikäes. Aga kui me juba reisimise juures oleme, siis kas sa oled palju reisinud? Ma eeldan, et oled seoses võistlustega. Ma ei saa nüüd öelda just palju. Kõige kaugem koht, kus ma käinud olen, on Prantsusmaa. Noh, suurematest riikidest ongi olnud Prantsusmaa, Saksamaa. Aga muidu oleme jäänud ikkagi siia naaberriikide piiresse, et mulle praegu meenubki ainult Prantsusmaa, Saksamaa, Soome, Läti, Leedu. Ja rohkem minu meelest vist isegi ei ole. Kus sa veel reisida tahaksid, kas siis võistlustega seoses või miks mitte ka niisama? Ma ei tea, miks mul on viimasel ajal tuleviku plaani Hispaanias ära käia, kuna mul elab vend Hispaanias. Ja mine tea, võib-olla veeta paar aastat Hispaanias isegi. Ja siis ma tohutult tahaks Kreekasse minna. Aga nagu rohkem vist isegi ei ole hetkel. Ma eelistan ikkagi siukseid soojema poolseid riike. Et päris siukest Eesti kliimat ei taha. Aga kui me räägime natuke unistustest veel, siis sisuloome on hetkel nii-öelda valdkond, mis laialt levib ja järjest kuulsust kogub. Kui sa oma tulevikuplaanide peale mõtled, kas sa tahaksid olla sisulooja? Ma pigem arvan, et kui siis ainult nii-öelda sportliku alatooniga, et ka siis kajastada võistlusi, seda ma isegi nagu pooleldi juba teen, et mul on nagu oma kuidas ma ütlen, Instagrami konto, mis kajastab sportlike tegevusi ja võistlusi. Aga kui nagu suuremalt mõelda, siis võib-olla, ma ei tea, kui sa lähed spordivõistlustele, et siis võib-olla mingi lühivideo, aga muidu nagu siukest üleüldist, nagu meie Eesti tavaliselt sisuloojad teevad, siis sellist, kuidas nüüd öelda, contenti ilmselt mitte. Aga kuidas sellega üldse on, kas välismaal näiteks, nagu me rääkisime, Itaalia, Prantsusmaa, Soome, kõik siin sportlased panevad võimsalt, aga kas keegi on selline nii-öelda sisulooja, keda sa jälgid sama valdkonna põhiselt? Ma ei ole sellist veel siiani veel avastanud. Et siis ongi aeg esimene olla. Absoluutselt. Räägime veel eesmärkidest. Kui sulle pakutakse, et ütle nüüd üks ettevõte, kellega sa sooviksid koostööd teha, siis kes või mis see oleks? Nüüd kiilus kinni. Ettevõte, issand jumal. On ta mingi joogibränd, spordifirma, ükskõik? ASICS. Ehk siis selle spordifirma varustusega võistled? Jah. See on hea siht, kuhu poole tüürida. Aga räägime natuke ka sellest, et alati ei lähe kõik nii, nagu plaanis on. Ja vahest tuleb ette läbikukkumisi. Mida pead sa ise enda kõige suuremaks läbikukkumiseks ja mis sa sellest õppisid? Ma arvan, et kõige valusam ja kõige suurem läbikukkumine, mille ma korda olen saatnud, on sellesama aasta jaanuarikuus, kui olid ka Pajulahtis, olid Pajulahti mängud. Ja kui ma läksin, kas see võis äkki olla 8. finaal? Kui ma läksin kokku ühe vana vastasega ja ma siis jumala rahulikult mõtlesin, et hästi, olen 2 korda võitnud. Ma siis seekord võidan ka. Jumala tuimalt läksin mängima. Aga viga oli selles, et ei võitnud mina, vaid võitis tema. Ja ütleme niimoodi, et mul oli treener maruvihane ja ma alguses ei saanud absoluutselt aru, miks ta vihane oli, mis mõttes, juhtus siis juhtus. Ja siis ma hakkasin mõtlema ja ma sain tegelikult aru, et ta oli nagu
põhjendatult vihane, sest et olenemata sellest, kas sa oled nagu varem teda võitnud või ei ole, sa ei saa minna mütsiga lööma. Et ma arvan, et ma õppisingi sellest situatsioonist kõige rohkem seda, et ükskõik kui palju sa ei ole selle vastasega mänginud ja ükskõik kui palju sa ei ole teda võitnud, siis fakt on see, et sa ei tohi minna seda tulevast mängu mütsiga lööma, sest et fakt on see, et kui sa lähed liiga enesekindlalt peale, siis sa lihtsalt selle mängu kaotad. Ja kuidas saada enesekindlust tagasi peale läbikukkumist? No ma arvan, et siin mängib olulist rolli nii treenerite toetus kui ka lähedaste toetus, aga loomulikult see, et sa sisendad endale, et sa suudad ja et sa saad hakkama ja kui alguses tundub, et sa lihtsalt ei saa, siis sa nii kaua sisendad iseendale seda, kui sa lõppude lõpuks hakkad ise ka mõistma, et no ma vist ikkagi saan hakkama, et ma veel ei anna alla. Spordi tõttu on sul palju erinevaid nii-öelda väljakutseid ja laagreid ja trenne. Kas ja kuidas see mõjutab su igapäevaelu gümnaasiumis õppiva noorena? Ütleme niimoodi, et ta on mingil määral mõjutanud. Et ma ei saa öelda, et ta on nagu sellisel määral seda nüüd mõjutanud, et ma oleks mingid kursused läbi kukkunud, jumal tänatud, seda mitte. Aga eks ikka, kui sa lähed nädalaks kooliajast, eriti gümnaasiumi perioodist lähed nädalaks ajaks võistlustele, siis tahtmata gümnaasiumisse õppetempo on nii kiire, et nad lähevad eest ära ja sa pead tulema, sa pead selle üksinda järgi tegema, et see on, aga siiamaani õnneks nagu ei ole sellega selliseid probleeme tulnud, et nüüd koolist öeldakse, et kuule, sa vist ikkagi ei saa minna, et sul on need kursused kahed ja need tööd tegemata, et seda õnneks ei ole olnud, et ma ikkagi olen suutnud ka õppimise nagu järje peal hoida. Aga kui oleks selline nüüd, näiteks on mitu võistlust vahepeal siin järjest, kuidagi kooli ei jõua, tööd teha ei jõua, siis kuidas sul kool on? Kas ta on nii palju vastutulelik, et okei, käi võistlustel ära, vaatame hiljem? Või mis koolis sa üldse käid, kui me siin niimoodi koolist räägime? Tartu Emajõe. Tartu Emajõe kool. See on nüüd hea küsimus, sellepärast, et ma ei ole sinna situatsiooni sattunud, ma nagu ei tea seda öelda. Ma ei taha hakata nüüd halvustama, aga ma ja ka nagu liiga ülistama, aga ma arvan, et siiamaani vast nad ikka nagu tuleksid vastu, kuigi ma tean, et seal on juba olnud nagu mõningaid probleeme, kus ei taheta treenereid ära lasta. Aga siiamaani nagu minu puhul ei ole seda probleemi veel olnud ja ma loodan, et tulevikus ei tule ka. Erinevate võistlustega tuleb sul ette päris palju pikkasid autosõite ka. Kas sa eelistad pigem kuulata seal muusikat või erinevaid podcast'e, oskad sa midagi võib-olla soovitada? Ma nagu pigem ikkagi, siin on 2 varianti, kas ma kuulan muusikat või me siis ajame lihtsalt seal auto taga istume peal lolli juttu. Nimelt viskame nalja ja räägime tulevastest võistlustest ja arutame tulevikuplaane ja mida iganes. Ma pean tunnistama, siiamaani ma ei ole ühelgi reisil, autoreisil, lennukireisil mitte ühtegi podcasti kuulanud. Ma muidu olen kuulanud, aga mitte sellistes situatsioonides, et pigem ma jään ikkagi sinna muusika kuulamise või siis jutuajamise juurde, sest fakt on see, või siis audioraamatute kuulamise juurde, sest isegi kui ma väga tahaks, siis autoga sõites ma lihtsalt tavaraamatut lugeda ei saaks. Me oleme podcasti lõppu loonud sellised 3 küsimust, et võib-olla natuke noori innustada ja siduda podcastiga meie selleaastase teemaga. Meie selle aasta konverentsi teema on just Mina muudan maailma.
ja esimene küsimus kõlaks nii, et mida teed sina täna, et maailma paremaks muuta? Ma arvan, et esimene asi on see, et kui ma kunagi puberteedikuna viskasin sodi maha, siis ma seda enam ei tee. Vähemalt ma üritan mitte teha. Teiseks on see, et ma arvan, et ma üritan tõesti kaasa rääkida sellistes asjades, mis ma näen, et on nagu väga valed ja peaks olema teisiti. Ja ma lihtsalt proovin olla igatpidi parem inimene, et maailm muutuks paremaks. Väga armas. Teiseks küsimuseks on meil, kes on täna sinu suurim eeskuju? Ma arvan, ma mitte ei arva, ma olen täiesti kindel, et selleks on antud hetkel mu omaenda treener. Ja viimaseks oleme me küsinud või küsimuse kirja pannud siis, et mida soovitaksid noortel kas kuulata, lugeda, vaadata, et nad oma unistused saavutaksid? Vot see on nagu... See on hea küsimus. Ma arvan siis nagu ikkagi, et kuulata. Ma siis ikkagi arvan, et võib-olla siis ikkagi mingit podcasti või siis ükskõik mingit sellist inspireerivat kas jutuajamist või mingit lugu või ma arvan, et see on võib-olla kõige parem lähenemine ja võib-olla vaadata, mis mind nagu tõesti sportlasena inspireeris, aga see võib inspireerida igas mõttes, on see, kui Ott Tänakust tuli film välja. Ja nagu mind inspireeris igas mõttes, mitte ainult spordi mõttes, et kes seda tegelikult näinud ei ole, siis ma soovitan seda vaadata, sest et see on nagu igas mõttes väga inspireeriv film. Kusjuures mina ei ole näinud seda, nii et siis ma saan minna vaatama koju. Aga aitäh sulle, et sa meile külla tulid, meiega enda lugu jagasid ja aitäh kuulajatele, et te kuulasite ja olite meiega ja näeme teiega juba järgmisel neljapäeval. Aitäh!